tere, mina olen Kaidi ja mina elan Eestist kaugel, mina elan Floridas, teisel pool Atlandi ookeani. Ja ma ei näe väga palju oma väikeseid sugulasi, Norelli ja Ruubit. Ja mõtlesin, et küll oleks tore, kui ma saaksin neile vahel raamatut lugeda. Ja mõtlesin, aga miks ma seda videosse ei võiks teha. Nii et Norell ja Ruubi, tšau, tädi Kaidi siin. Ja täna ma valisin teile sellise raamatu nagu Ellen Niidu Tere, tere, lambatall. See on üks mul lemmikuid. Mu lapsed on liiga suured, nemad ei viitsi enam kuulata neid lugusid, aga mulle need väga-väga meeldivad. Nii et see raamat oli meie perele kingitus armsa tädi Kristi poolt Saaremaalt. Aitäh sulle, Kristi! Ja ma olen lugenud neid luuletusi oma lastele ikka väga-väga palju. Nii et kui on soovi, siis vajutage play ja lapsed saavad kuulata lugusid. Esimene lugu on Tere, tere, lambatall. Tere, tere, lambatall. Mis sul on seal hamba all? Tibatilluke leivakilluke, heinajutike, rohututike. Mää, mää, mää. Ja üks lauluke, õige hää. Mää, 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 mää. Kassipoja söök. Äkki sul on ka kass kodus? Üks pisike kassipoeg, ninaots Kriim, ütles söögilauas. Niu, niu, näu. Ma ei taha seda piima enam lakkuda. Teile ei maksa seda piima mulle pakkuda. Ja ette tegi niu, niu, näu. Kassi vanaema vaatas, vurrud kikkis ja ütles. Ai, ai, ai. Meie kassipoeg on rikkis. Täiesti rikkis. Tule vanaisa appi, ole pai. Kassi vanaisa uuris asja, silmad pilus ja lausus siis. Nurr, nurr, see asi pole ilus, pole põrmugi ilus ja turri tal tõusis vurr. Sellest kassipojast kasvada võib poolik kass, kui ta kõhtu mahub tõesti ainult poolik tass. Siis pisike kassipoeg, ninaots Kriim, patsti käpaga lauale lõi ja ütles, ei ole ma poolik kass. Andke kiiresti siia see poolik tass ja piima ära jõi. Kuidas kassid joovad? Nagu kutsud samamoodi. Järgmine lugu ongi kutsust. Kutsu saapad. Oled pannud tagurpidi saapaid jalga? Mina olen. Kutsu saapad. Kulla kutsu, miks sa niiviisi laapad? Sul on valesse jalga vist sattunud saapad. Vist on vasakus parem ja paremas vasem. Kas jah? Tasem nüüd tasem. Kukud veel ninali kah. Hakkab haukuma kutsu. Jah, jah, jah. Ära tõsta asjata kära. Kohe vahetan saapad ära. Asi kah. Näe, need on paremas parem ja vasakus vasem. Nii on tõepoolest parem. Tunduvalt parem. Eks sa öelnud siis varem. Nii, kutsu sai saapad jalga, aga kas karupoeg särgi selga saab? Karupoja uus pluus.
Ei saanud aru väike karvane karu, kuidas seljas käib uus kuldnööpidega pluus. Küll on imelik särk, küll on keeruline värk, ütles karu. Mina küll ei saa aru, kumb pool käib ees, kumb pool käib taga, kumb külg käib sees, kumb külg käib väljas. Parem olen paljas. Läks karu käes puseriti uus kuldnööpidega pluus ja nuttis pisike karu. Ära nuta, karvane karu, peame natuke üheskoos aru. Need nööbid käivad sul rinna ees. Iga nööp oma nööpaugu sees. Ülemine ülemises, alumine alumises ja keskmine keskel. Võttis mõtlemise aru väike karvane karu, kuni saigi aru. Toppis selga särgi ja kinni kõik nööbivärgi. Alumise nööbi alumisse, ülemise nööbi ülemisse ja keskmise nööbi keskmisse nööpauku. Sähsule pauku saigi selga see uus kuldnööpidega pluus. Kui tore, kui maru, hüüdis pisike karu. Jänesepoju, jänesejuts. Mis ta teeb siin? No kellele ei meeldiks voodis hüpata? Jänesepoju, jänesejuts hüppab voodi peal. Müts, müts, müts. Ära nüüd hüppa sedamoodi. Laguneb ära ilus voodi. Hüppamiseks on jänkudel aas. Hea on hüpata jänkudel maas. Hea on ka isa või ema süles, kui see hüpitab jänkulast alla ja üles. Minna, minge kindlasti vanematele sülle. Järgmine lugu on Kitsepoisi püksid. Kui karul oli uus pluus, siis kitsepojal on siin terve garderoob. Vaatame, mis siin kirjas on. Kitsepoiss, miks sa mind müksid? Ai, papi, mul on kadunud püksid. Sinised püksid ja punased traksid ja helekollane kuub. Kulla kitsepoiss, ehk on tooli peal, ehk on laual, ehk on põrandal, ehk on kapi ees, ehk on kapi taga. Papike aga ehk on kapi sees. Tõepoolest, papikene. Selle tarvis siin ongi vist kapikene. Mul ei tulnud meeldegi. Kitsepoiss, miks sa mind müksid? Siin kapis on jah su kadunud püksid. Siin nad ripuvad ja jalga kipuvad. Sinised püksid ja punased traksid ja helekollane kuub. Mis värvi sinu särk on? Nii, väike roosa põrsapoju. Siin on mida pesta. Mis sa arvad? Vahune vann on mõnus, on ju? Väike roosa põrsapoju tuli mullatöödelt koju. Oi, sa kullapai, kust su kärss nii mustaks sai? Oi, neid väikseid sõrgu, porist vett neist maha nõrgub. Isa muigab, ema muigab. Oh, sa kallis väike ruigam, sind väikest sigutikku. Pistame sind vannilikku, nühime sind seebivahus
peseme sind kõiges rahus, loputame 7 korda, seame kõik need sõrad korda, teeme puhtaks nina ja kuivatame linaga. Möödas on kõik mullatööd, nüüd veel sööd ja siis head ööd. Kas sina käid ka ennem magama minemist pesemas? Nüüd on meil väikene luuletus, kus on varsakesed. Ole varsake vakka. Ole varsake vakka, las ma silun su lakka. Las ma kammin su tukka, muidu tukk läheb hukka. Kammin su tuka eemale silma pealt, kõrvale kõrva pealt. Pilved kõik minema ilusa ilma pealt. Sealt, kus see tukk on sasine liiga, kammigu päike sind kullase piiga. Sealt, kus see lakk on kui siidilina, kammin sind karrase kammiga mina. Ole nüüd varsake vakka, ära löö üles takka, veidigi vehkimast lakka. Harjame sabagi vabamaks, siledamaks ja sabamaks, siis alles traavima hakka. Ja viimase luuletusega selles raamatus on kätte jõudnud uneaeg. Ja une ajal lauldakse loomadele unelaulu. Ja selle loo nimi ongi Väikeste loomade unelaul. Uia, uia, uu. Õues kasvab puu. Uia, uia, uu. Sussi, tutti, puu. Äia, äia, ää. Magama nüüd jää. Äia, äia, ää. Patja pane pää. Tuia, tuia, tuu. Taevas paistab kuu. Tuia, tuia, tuu. Sarve saia kuu. Paia, paia, paa. Jää nüüd magama. Paia, paia, paa. Ema magab ka. Parim raamat Ellen Niidult. Tšau!